Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarashenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks meil tulevad praod krediiditurul. Vaatame, mis krediiditurul Ameerikas hetkel toimumas. Esimesed sellised nagu muremärgid on tekkimas. Natukene rääkisime juba sellest eelmisel nädalal ja siis siin tundub, et uued sellised nagu pääsukesed tulemas. Siis meil algab see nädal juba uus tulemuste hooaeg. Firmad hakkavad kolmanda kvartaali tulemused raporteerima, et vaatame, mis ootused on sellele kvartalile. Siis räägime jällegi kallist turust, kui kallis turg hetkel on, et noh, sellest pidevalt räägime viimastes saadetes, et siin jällegi mõned huvitavad graafikud tulnud selle kohta. Siis täna tuleb natukene suurem analüüs andmekeskuste kohta ja kolmanda kvartali IPO turu kokkuvõte. Ja aktsiate tehnilise analüüsi plokis vaatame minu kauplemisideed selleks nädalaks ja muidugi üritame siin leida vastust küsimusele, mis ma arvan, et kõikidel on praegu olemas, et mis saab peale seda suuremat langust, mis meil reedel aktsiaturul on olnud, et mis oodata siis käesolevast nädalast ja kas see langus on algus suuremast langusest või see on jällegi selline nagu buy the dip. Nii et teeme siin analüüsi ja vaatame, mis tulemuse me saame. Enne kui me alustame, siin paar teadaannet, et juba kuu aja pärast tuleb selle aasta viimane aktsiakauplemise meistriklass koolitus, mis me teeme koostöös Äripäeva Akadeemiaga. 17-19 november, 3 päeva see kestab. Ja kui teil on huvi kauplemise vastu, kui tahaksite rohkem kasu saada ka sealhulgas minu siin iganädalast avaldavatest kauplemisideedest, üldse tahaksite teada, kuidas pikas perspektiivis kasumliku kauplemissüsteemi üles ehitada, siis kutsun teid osalema sel koolitusel. Lingi koolitusele jätan video all, võite vaadata, kaaluda ja siis juba järgmine kuu kohtume. Siis teine teadaanne on seoses minu tasulise YouTube'i kanaliga, millega saab siinsamas liituda. Sel kanalil meil toimuvad siis 2 korda nädalas tavaliselt striimid, otseülekanded, siis kui turg on avatud, see nädal nad tulevad meil nagu tavapäraselt juba teisipäeval ja neljapäeval, mõlemal päeval kell 8. Ja eelmise nädala striimid oli nii-öelda puhas kuld, et terve eelmine nädal juba striimides hoiatasin, et turul on midagi toimumas, et turg on valmis languseks. Ja siis juba neljapäeval see oli juba meile seal striimi käigus väga selge, et turg hakkab edasi kukkuma, ma näitasin oma lühikesed positsioonid ka sealhulgas. Ja reedel me saimegi seda, mis me ootasime, et kuigi paljude jaoks see oli üllatus, et meie grupi jaoks, kes on siin striimid vaatavad, kanaliga liitunud ja Discordis osalevad, et meie jaoks see tegelikult ei olnudki üllatuseks võib olnud see, et kui kiiresti see langus toimus, aga me oleme juba selleks valmis ja päris mitu seal meie grupi osalejad teavitasid, et nad said oma kauplemise ajaloo suurimad kasumid ka tänu sellele. Ja ma tegelikult, et see stream oli nii hea neljapäeval, et ma mõtlesin, et teeks seda tegelikult avalikuks ka, et ka te saaksite üle vaadata, et miks oli juba selge, et turg tahab kukkuda. Et noh, kuigi paljud räägivad, et turg kukkus Trumpi tweet'i tõttu, see on umbes sama nagu öelda, et kui meil õunad on juba küps kukkumiseks ja ükskõik, mis tuleb nagu väike tuul või natukene suurem tuul, et siis õunad hakkavad juba puust kukkuma, et siis öelda, et õunad kukkusid puust tuule tõttu, mitte selle tõttu, et nad olid juba küpse valmis kukkumiseks, et umbes selline nagu siis see nagu väljaütlus on, et turud kukkusid Trumpi tweet'i tõttu, et tegelikult turud olid juba valmis kukkumas terve nädal, me jälgisime striimis, et see langus võiks tulla
lihtsalt ei olnud teada, et mis uudis seal panebki neid kukkuma. Kui see poleks Trumpi tweet, siis seal oleks midagi muud ilmselt välja mõeldud, aga jah, oli juba näha, et suured mängijad jaotavad aktsiad, selline distribution käib ja oligi vaja lihtsalt mingit uudist selleks, et see hakkaks langus käima. Nii et vaatame see nädal uuesti, et siin saades, et mis oodata järgnevast nädalast ja muidugi, kui teil on huvi ka regulaarselt, siis jälgida striimid, olla kursis ka nädala sees, mis toimub ja sealhulgas, kas, mis selle langusega toimub, kas, millal tuleb järgmine ostukoht, et siis kaaluge ka selle kanaliga liitumast. Nii, ja see on siis kõik sissejuhatusega ja alustame meie siis saadega, alustame üldiste teemadega. Äh, majandusuudisest eelmisest nädalast, noh, Ameerika valitsus on endiselt kinni, sealhulgas ka need statistikaagentuurid, kes avaldavad erinevat majandusstatistikat, seega eelmine nädal ei olnud absoluutselt midagi avalikustatud, jälle, et oli ainult meil Föderal Reservi viimase kohtumise märkmed. Sealt põhimõtteliselt ka midagi sellist nagu uut välja ei tulnud, et ikkagi oodatakse Föderal Reservist, et järgmine istung, mis tuleb nüüd oktoobris meil, oktoobri lõpupoole, et seal ka langetakse intressimäära veel korraks 25 baasprotsenti puura, baasprotsendi punkti võrra. Ja huvitav, et eelmine nädal tuli uudis, et isegi kui valitsus jääb kinni, et siis just enne seda istungit ikkagi avalikustatakse inflatsiooni infot. Et see on päris huvitav. Muidu see pidi tulema meil see nädal, aga ilmselt kui valitsus Ameerikas jääb kinni, siis see nädal me ei pruugi seda infot veel saada. Nii et jah, meil majandusuudistest pole midagi üle vaadata, aga samas paar huvitavat asja on turul juhtunud ja esimene, millest tahaks rääkida, on siis need huvitavad asjad, mis krediiditurul hakkavad toimuma, et me nägime, kui järsult siin eelmine nädal hakkasid kukkuma sellise firma nagu First Brands võlakirjad. Ja me näeme, et täitsa ootamatult järsult nad kauplesid siin $100 juures ja siis järsult kukkusid siin $10 kandis, et isegi madalamale üks neist. Ja miks see on nagu huvitav või oluline meie jaoks? No esiteks, see on päris suur firma, First Brands, ta tegeleb siis erinevate sõiduki varuosadega ja põhimõtteliselt kui majanduses on kõik hästi, siis kõikidel firmadel läheb hästi, isegi nendel, kus on olemas mingisugune kahtlus või pettus, et põhimõtteliselt nii kaua, kuni majanduses on kõik hästi, siis saab ka pettuse nii-öelda nagu varju all hoida, raha alati tuleb sisse ja põhimõtteliselt siis saab elada niimoodi, aga kui majanduses hakkab juba olukord kehvemaks minema, siis kõigepealt hakkavad probleemid välja tulema just nendel firmadel, kus olidki mingid kahtlased toimingud või midagi sellist, et siin näiteks välja toodud selle firma organisatsiooni struktuur, nagu näha, see on päris selline nagu keeruline, siin on palju sellist alamfirmasid, SPV-d ja nii edasi. ehk noh, kui sul on äriga kõik hästi, kõik korras, et miks sa pead siis nagu kuidagi firmade vahel seal erinevad laenud tegema, erinevad keerulised seosed, et miks nagu ei võiks nagu ühe firma all kõik nagu hoida, et tihti see viitabki selle, et seal tahetakse nagu midagi peita. Ja siin on huvitav ka, et selline nagu see firma teavitas nüüd ilmselt, et läheb pankrotti ja siis hakati uurima, et kas seal raha üldse on. Ja siin ühes meilivahetuses kreditooridega oli, et see firma hiljuti sai peaaegu $2 miljardit
mis sellega juhtus ja siis põhimõtteliselt palju on firmadel nii-öelda arvetelt kättesaadav raha veel on ja põhimõtteliselt vastused on päris huvitavad, et mis juhtus 2 miljardiga, me ei tea, palju võiks nagu arvetelt veel saada, null. et põhimõtteliselt tundub, et neil on isegi olid sellised nagu arved võltsitud. et ühesõnaga jah, see oli nagu huvitav äh, pääsuke võib-olla juba, et sellised nagu kehvemad firmad või nõrgemad firmad või sellised firmad, kus on erinevad sellised nagu petuskeemid võivad olla. Ja need ei ole väiksed, siin jutt käib päris nagu suurtest summadest ja jah, et see on huvitav selline nagu asi, hakkame edasi jälgima, mis siis sellest saab ja kuidas see hakkab turgu mõjutama. Teine asi, mis rohkem on siis seotud eraisikutega, et siin ka tegelikult sama asi, et kui majandus hakkab halvenema, et siis kõigepealt probleemid hakkavad tekkima nendel inimestel, kellel on noh, kõige rohkem laenu, kes kasutavad väga palju näiteks krediitkaarde ja just sellest nagu krediitkaardi võlgnevusest tuleb tavaliselt selline nagu esimene märk, et inimesed ei saa krediitkaardilt laenud raha nagu tagasi maksta ja seal hakkavad need viivitused tekkima ja siin graafik näitab meil siis krediitkaartide laenud, mis on põhimõtteliselt juba 90+ päeva võlas. Ja huvitav, et siin meil alates 2023 me näeme viimase 2 aastaga, see on olnud pidevalt kasvus ja nüüd on juba tõusnud päris kõrgele tasemele, et üle 12%. ja viimati, kui me vaatame, millal see kõrge tase oli, tegelikult see oli siin aastal 2008, siis ka, kui oli ülemaailmne finantskriis ja see hakkas siin kasvama. Nii et me näeme, et mitte ainult sellised nagu kehvemad firmad juba hakkavad probleemmärgid näitama, vaid ka tegelikult sellised nagu nõrgemad eraisikud, finantsiliselt nõrgemad eraisikud ka, et nendel krediitkaartidega hakkavad probleemid tekkima. Ja noh, see läheb kõik kokku sellega, et me teame, et majandus Ameerikas on siis hetkel selles nagu hiilisemas faasis. Ja nüüd põhimõtteliselt saame aina rohkem kinnitust erinevate statistikatega, et seal midagi hakkab toimuma. Ähm, nii, lähme edasi. muidugi Ameerika turg on ikkagi, selles mõttes aktsiaturg on ikkagi maailma paarim ja firmad, mis seal kauplevad ka sellist nagu noh, kõige kõvemad võib öelda, et siin on hea graafik, mis näitab meile, kuidas on muutunud kasumaksja kohta alates siis ülemaailmsest finantskriisist ehk põhimõtteliselt alates 2008. Ja siin on välja toodud erinevad siis sektorid ja välja toodud sinise tulbaga Ameerika firmade kasumakse kohta muutus ja siis ülejäänud maailmas ilma Ameerikata. Ja me näeme, et põhimõtteliselt praktiliselt igas sektoris ja eriti siin infotech sektoris, et kasumakse kohta protsentides on kasvanud siin palju kiiremini Ameerika firmadel kui siis firmadel ülejäänud maailmast. Nii et jah, see on ka üks põhjus, miks mina siin saates räägin enamasti Ameerika turust, miks ma ise kauplen investeerida Ameerika turgu, see on kindlasti siiamaani veel maailma suurim ja seal kõige rohkem võimalusi ja seal kõige kiiremini kasvavad firmad ka. Mis siis oodata kolmanda kvartali tulemustest, et nüüd meil see nädal siis ametlikult pankade raporteerimisega avaneb nii-öelda kolmanda kvartali tulemuste hooaeg ja hakatakse jälgima, et mis kolmanda kvartali tulemused on ja muidugi ka, mis prognoosid neljandaks kvartaliks firmad annavad. Ja siin on graafik, mis näitab meile siis S&P 500 firmade kvartaaltulemuste siis aastane kasumakse kohta.
kuidas see on kasvanud võrreldes siis analüütikute prognoosidega või ootustega. Et see tulbadega meil on siis prognoosid ja selliste nagu paksude punktidega on siis reaalsed tulemused. Ja me näeme, et siin tegelikult alates 2022 siin noh, iga kvartal tegelikult see reaalsed tulemused olid veits parem kui analüütikute ootused. Et isegi 2022, 2023 siis, kui turg oli languses, me näeme, miks turg ka langes. et ma alati ütlen, et turg või hinnad, aktsiaturu hinnad sõltuvad sellest, mis kasumid teevad. ja me näeme, et miks siis 2022, 2023 turg oli languses tegelikult selle tõttu, et kasum aktsia kohta oli languses. aga võrreldes analüütikute ootustega, et siin ainult 2022 neljandas kvartalis põhimõtteliselt nii ootused kui ka reaaltulemused olid samad, –1%, aga edasi tegelikult analüütikud juba ootasid kehvemat tulemust, need nii palju ei kukkunud ja siis, kui kasumid hakkasid uuesti taastuma, me näeme, et siin alates 2023 iga kvartal põhimõtteliselt analüütikud ootasid veits väiksemad numbrid, kui reaalselt olid ja siin viimases kvartalis oodati 4%-list kasvu kasumis aktsia kohta ja tegelikult see oli 1%. nüüd selleks ja järgmiseks kvartaliks siin oodatakse 6%-list kasvu. Vaadates seda ajalugu, võiks eeldada, et see võiks tulla natukene parem jällegi, aga jah, siin üllatuseks tuleb siis, kui näiteks see tuleb väiksem ja siis, noh, kuna turg hetkel eeldab ikkagi, et tulevad juba paremad, seetõttu meil turuhinnang ka kõrge, kui ka seda näeme. et kui seal peaks mingi negatiivne üllatus tulema, siis just need kõige kallimad aktsiad, kui nendel see tuleb, siis nad võivad suuremat kukkumist näidata. Kusjuures huvitav, et kui vaadata S&P 500 aktsiatest, kuidas on muutunud siis ootused, siin on välja toodud siis 2026, et järgmise aasta kasum aktsia kohta, kuidas see on muutunud alates aasta algusest, et me näeme, et siis, kui oli selline nagu tariifi oht aprillis, siis tegelikult kõik ootused langesid ja siis, kuna olukord hakkas nii-öelda normaliseerima, hakkasid diilid tulema, nii suured tariifid ei tulnud, nagu alguses lubati. et siis need ootused hakkasid taastuma, aga siin on päris huvitav, et kõige rohkem taastusid just need Magnificent Seven aktsiate kasumite ootused, et nad isegi võrreldes alguspunktidega 3% võrra läksid veelgi kõrgemale. aga S&P 500 tervikult tegelikult nad langesid võrreldes aasta algusega –2% ja kui me vaatame S&P 493 ehk põhimõtteliselt S&P 500 ilma nende 7 top firmadeta, siis tegelikult siin peale seda tariifi langust tegelikult need ootused polegi veel väga palju nagu suuremaks läinud, et ja võrreldes aasta alguse ajaga, siis need ootused on 3% kehvemad. Nii et jah, huvitav, et enamasti siis oodatakse kasvu just ainult 7 firmadel ja ülejäänute firmade puhul ikkagi sellist nagu järgmise aasta väljavaadet lähevad kehvemaks. nii et hakkame siin ka saade raames monitoorima need kvartaaltulemused ja kindlasti tulevad huvitavad kvartaaltulemuste ülevaadet, nagu te ilmselt olete juba harjunud. ja vaatame, mis meil hakkab siis tulema. Senikaua siis siin on huvitav graafik, mis näitab meil, kuidas on viimase 10 aastaga muutunud erinevad näitajad, et noh, nagu ma mainisin, et S&P 500 näiteks indeksi hind sõltub sellest, palju S&P 500 firmad kasumit teenivad. ja siin on huvitav selline nagu graafik, mis näitab meile, et tegelikult siin aktsiahinnad kasvanud palju rohkem, kui reaalselt on kasvanud kasumid aktsia kohta, et kasumid meil on kasvanud 156% viimase 10 aastaga, samas indeks on tõusnud 248. käibed on kasvanud veelgi vähem, 79%, et see ilmselt kasum saab kasvada kiiremini kui käibed,
kasumaktsia kohta sellega, et aktsiad ostetakse tagasi ja just need Magnificent Seven firmad, mis omavad suurt osakaalu S&P 500 indeksis, nad teevadki või tegid praeguse CAPEX-iga, võib-olla see läheb väiksemaks, et tegid suuremad aktsiate tagasiostud. Ja pluss marginaalsus, et kui firmadel paraneb marginaalsus, siis isegi väiksema käibekasvuga kasum saab kasvada kiiremini. Ja siin teine asi veel, et dividendide kasv, et see on olnud ka tegelikult palju väiksem kui indeksi muutus. Ja mis on sellega siis juhtunud, kui hind kasvab kiiremini kui kasumaktsia kohta, siis price to earnings ratio hakkab ka kasvama ja siin me näeme tegelikult natukene uuendatud graafik, mis näitab meil sellist kasumi hinna ja kasumi suhed, et hetkel see on juba läinud peaaegu rekordiliseks 27,9, et võrreldes ajaloolise keskmisega see on päris kõrgel, et kõrgem oli ainult meil siis viimati Tecmuli ajal, siis oli 29,3, et ei ole enam kaugel need ootused ja see on kasvanud just tänu ootustele, et ootused on hetkel ülekõrged ja kui me saame mõni kvartal siis nõrgemad tulemused, siis turg võibki teha suuremat korrektsiooni, et mitte ainult sellega, et kasumid tulevad väiksemad, vaid ka sellega, et see ratio tegelikult peaks nagu normaliseeruma. Ja kuna dividend kasvas ka palju aeglasemini kui aktsiahinnad, siis kui me vaatame S&P 500 dividendi tootlust, siis on ka tegelikult siin läinud peaaegu rekordmadalaks, et jällegi madalam on olnud ainult Tecmuli ajal 2001-2012 ja hetkel see on juba üsna lähedal 1,17. nii et jah, Ameerika turg on endiselt kallis, see muidugi ei tähenda, et ta ei või veel kallimaks minna, et turg võib irratsionaalne olla päris kaua. Ja siin veel paar graafikut näitavad meil siis, kui kallis turg on, et tegelikult kui vaadata sellist näitajat nagu äh, kasumite yield, mis põhineb tsükliga korrigeeritud Shiller-Peer ratio'l, siis siin on Bloombergi poolt selline nagu 100-aastane graafik, mis näitab meil tegelikult, et hetkel see earnings yield on siin 3% juures ja see on 100 aasta madalamal tasemel, et millal see veel oli nii madal, me näeme jällegi Tecmuli ajal ja enne seda siis, kui oli selline suur depressioon peale siis aastat 1929, kui oli selline ka suur turucrash. Ja kui juurde võtta siis ka oodatud inflatsiooni, siis siin kirjutatakse, et aktsiad on extra rich, et mega kallid, siis võiks öelda, et siin on välja toodud jällegi seesama expected earnings yield, et oodatud siis kasumite tootlus ja siis on korrigeeritud ka inflatsiooni ootustega. Ja kui muidu me siin vaatame, et earnings yield on 3%, siis inflatsiooniga korrigeeritud, see on siin üldse -1%, et see on siis inverteeritud skaala siin võrreldes sellega, et siin vastupidi, mida kõrgem, seda madalam. et siis -1%, et jällegi, millal see oli nii madal, siin me näeme 2000 Tecmuli ajal ja siin teine joon näitab meil siis S&P 10 aasta liikuvat sellist nagu analüseeritud tootlust. et me näeme enne seda Tecmuli lõhkemist oli ka tootlus oli aina kasvamas, et aktsiad näitavad head tootlust, kiiresti kasvavad, aga sellega läheb see earnings yield madalamaks ja põhimõtteliselt meil siin selline olukord tekkis, kus see yield tootlus oli muidu väga hea, siin 15% juures, aga yield läks nullist madalamaks ja siis meil tuligi see suurem korrektsioon aastal 2001 kuni 2003, millega need ratio'd siis hakkasid normaliseeruma. ja nüüd näeme siin üsna sarnast pilti, et siin tegelikult 2022 tipu juures
tootlus, indeksi tootlus oli siin sellest 13% juures ja yield läks nullist madalamaks ja hetkel ka põhimõtteliselt siis 10-aastane analüseeritud tootlus on siin 13% juures ja yield on veelgi negatiivsemaks läinud. nii et see on ka tegelikult ja see on isegi ajaloos, me näeme, et kunagi ei olnud nii suurt negatiivset earnings yield'i meil. nii et ka see on tegelikult võib-olla selline nagu ohumärk või näitaja, et turud on ülioptimistlikud, hinnastavad aktsiad ülikallilt. Siin on meil huvitav graafik, mis näitab meile ka, et tegelikult valuatsioonid on venitatud, aga siin on kirjutatud, et see on just võetud sellise tech-sektori, et nad on venitatud, aga samas võrreldes Tecmuli ajaga natukene veel paremas kohas, et siin on välja toodud siis selline näitaja nagu price to book ehk hind võrreldes sellise nagu firmade raamatupidamisväärtusega ja siin on firmade ROE ehk return on equity ehk nende nii-öelda nagu tootlikkus võib öelda. me näeme, et hetkel tegelikult meil on palju parem tootlikkus. ROE et siin kuskil kõrgem kui 25% ja price to book on siis 10-st kõrgem, et aastal 2000 me näeme, et siin tipus see price to book oli nats madalam, aga samas ROE oli palju madalam, et siin vähem kui 20%. nii et ilmselt siis see tähendab seda, et siis võrreldes Tecmuliga ei ole veel nii kõrge see suhe, et ROE ja price to book, et hetkel ROE palju parem, price to book natukene ainult kallim, aga samas jah, me näeme, et võrreldes üldiste ajalooliste näitajatega, et hetkel ikkagi see nagu paistab silma, et see on mingi erand case hetkel siin. siin on paar huvitavat sellist nagu võrdlusgraafikut, et kui suureks võib mull veel kasvada ja siin jällegi, noh, kuna me näeme palju sarnasusi hetkel selle Tecmuli ajaga, mis oli aastal 2000, siis siin võrreldakse ka indekside käitumist selle ajaga, et siin vasakpool sel graafikul me näeme S&P 500 indeksi alates juunist 96 kuni siis jaanuarist 2001, millal siis see hakkas siin langema, sinine joon. ja siis siin kõrvale toodud punase punktiirjoonega jaanuarist 2023 kuni tänase päevani indeksi käitumine, me näeme, et tegelikult suht sarnaselt see käitub, et isegi sellised tõusud-langused, isegi see aprilli langus on sarnane sellega, mis siin oli 90-ndates. ja noh, kui selline korrelatsioon jätkub, siis me näeme, et tegelikult hetkel ei pruugi turu tipp ollagi, et võib-olla meil on siin veel paar aastat, kus indeks proovibki natukene kõrgemat tippu teha ja siis lõpuks see mull hakkab lõhkema. ja kui me vaatame NASDAQ indeksi, tegelikult tech-firmade jaoks me näeme, et siis hinnad võivad tõusta veel sama palju, kuni lõpuks tekibki selline nagu blow-off top, seda nimetatakse, siis tuleb korrektsioon. nii et kas see olukord kordub või mitte, noh, eks me näeme, hakkame siin iga nädal muidugi need arengud jälgima. ja siis, kui aktsiad on kallis, muidugi professionaalsed turuosalejad müüvad need aktsiad ja küsimus, kellele nad müüvad ehk kes kõige rohkem ostab hetkel kallid aktsiad. juba eelmises saates me nägime seda huvitavat graafikut Bank of America poolt, kus olid välja toodud nende klientide tegutsemised nii-öelda ja seal oli näha, et sellised nagu suuremad mängijad olid müümas aktsiaid ja ostmas olid just sellised nagu erainvestorid. ja siin mõned graafikud Morgan Stanley poolt seekord, mis näitavad sellist nagu arvutatud retail demand'i ehk on sellised retail investorite ostud aktsiaturul ja me näeme, et siin see aasta oodatakse siis rekordostud
ja investorite poolt, et siin eelmine tipp oli meil 2021, siis ka tuli turulangus, turulangusega retail muidugi ei osta, siin on väike nõudlus ja siis, kui turg on tipu juures, jällegi siin hakatakse rohkem ostma, et siin on veel välja toodud selline rolling one month ehk ühe kuu selline äh, keskmine või selline ühe kuu kumulatiivne demand, me näeme ka hetkel on siin tipu juures, aprilli langusega siin oli ka selline nagu nõudluse kukkus ja siis uuesti praegu siin tipu juures ostetakse. Ja siin põhimõtteliselt seesama graafik, mis esimene oli, et siin on lihtsalt kaheks osaks lahti löödud ETF-id ja üksikaktsiad. Et me näeme, et tegelikult 2022 kuni 2024, et üksikaktsiate kohta tegelikult isegi siin oli selline net müük retail investorite poolt, et rohkem osteti ETF-i, aga nüüd isegi hakati palju ostma ka üksikaktsiaid ja isegi vähem ETF-i. nii lähme edasi ja järgmiseks teemaks meil tulevad siis andmekeskused. Ja siin esimene graafik soojenduseks näitab meile, et kuidas on andmekeskused või siis sellised nagu teenused, mis pakutakse andmekeskuste abil, need on siis sellised cloud, põhimõtteliselt kõik, mis on cloud, on siis kuskil on olemas siis andmekeskused mille kaudu siis saab erinevad teenused kasutada ja kolm suurimat firmat, mis pakuvad sellised nagu pilveteenused, meil on Amazon Web Services, Microsoft Azure ja Google Cloud. Ja muidu see valdkond on olnud päris heas arengus. Need cloud'ide käibed olid üsna heas tõusvas trendis. Me näeme, et alates 2014 see pilveteenuste käibe on siin üsna plahvatuslikult kasvanud 10 aastaga, et äh, 2014 see oli 20 miljardit ja aastaks 2024 see on kasvanud juba 330 miljardit, nii et aina rohkem selliseid nagu pilveteenuseid tuleb, pilvetarkvara erinevaid ja aina rohkem see tekitab siis sellist käivet ja kõige suuremateks võitjateks meil on siin Amazon, Microsoft ja Google. Nii et jah, kuigi praegu ka me näeme, et palju räägitakse sellist nagu andmekeskuste võib-olla buumist, mullist, tegelikult noh, mis muld tähendab, see ei tähenda, et see on ehitatud mingi tühja lubaduste peal, tegelikult seal on juba ärimudelid olemas, neid andmekeskuseid kasutatakse. Mul lihtsalt tekib selle tõttu, et makstakse nagu hinnad kasvavad rohkem kui käibed, nagu me nägime, et kasumid kasvasid vähem kui äh, aktsiahinnad, et sellega tekib mulje, et siis hinnad, kui muu lõhkeb, korrigeerivad ja siis jätkavad edasi tõusu, kui reaalselt käibed hakkavad tõusma ka. Ja siin me näeme, et reaalselt tegelikult siis võrreldes isegi Techmuli ajaga, kus oli rohkem sellist nagu lubadusi versus reaalsete tuludega, et siis praegusel ajal tegelikult siin on juba väga arvestatavad käibed pilveteenustel on olemas. Ja siin meil alustame sellest parempoolsest graafikust, mis näitab meil kaks sellist joont. Punane joon näitabki meil sellist nagu andmekeskuste kasvu ja siin seda mõõdetakse siis elektri kasutamise järgi või selle võimsuse järgi gigavattides. Ja me näeme, et siis ka alates 2015 aktiivsete andmekeskuste capacity ehk selline nagu võimekus on olnud kasvutrendis. Ja mis võib näidatagi siin sellist nagu väikest mullistamist, et palju siin viimasel ajal on olnud selliseid nagu
uudiseid, et kui palju neid andmekeskuseid lubatakse ehitada. Et noh, me nägime just eelmises saates ka, rääkisime, et keegi investeerib kuskile 100 miljardit, seal olid meil Oracle, Nvidia, nüüd AMD liitus ka selle klubiga. et siis rohkem investeeringuid lubatakse ja siis siin tegelikult tulevikuplaanidega on juba planeeritud siis võrreldes sellega, mis hetkel on, noh, rohkem kui 2 korda rohkem siis uusi andmekeskuseid. et kas sellega siis tulud kasvavad ka sama kiiresti, nagu neid andmekeskuseid ehitatakse? Vaadates seda parempoolset graafikut, siis tundub, et see ei pruugi nii olla. Vähemalt siiamaani see ei olnud niimoodi, et hetkel just andmekeskuseid ehitatakse kõige rohkem tehisintellekti jaoks. Ja siin on huvitav graafik, mis näitab meile, kui palju siis tekib sellist nagu muutusi tööjõuturul uue tehnoloogia tulekuga. Ja siin on põhimõtteliselt siis allpool on siis kuud alates selle uue tehnoloogia ilmumist ja siis kui palju on protsendipunktides on see tööjõuturgu nagu muutumas või kohanemas sellele sellega uue tehnoloogiaga või selle tehnoloogia taustal. ja me näeme, et siis esimene siin on välja toodud arvutid, 84 on siis see algus. Ja me näeme, et kuidas see on olnud nagu muutuses, siis teine oluline tehnoloogia areng oli internet alates 96, et me näeme, kuidas see siin arenes ja siis tehisintellekt alates novembrist 2022. Me näeme, et see on tegelikult hetkel selline nagu muutus, sellega on olnud veits kiirem, aga samas pole nii palju võrreldes eelmistega ja kui vaadata seda ajalugu, tundub, et see hakkabki võib-olla liiguma siin samas trendis. Aga kui me vaatame, mida oodatakse ja mis reaalselt on, et tundub, et siin ongi väike selline nagu vahe on tekkimas, et ootused on tegelikult palju suuremad kui siis selle tehnoloogia reaalne mõju hetkel. Sellest sõltumata andmekeskuseid ilmselt ikkagi ehitatakse ja siin täna ma näitan siin siis mõned graafikud, mis näitab, kes võib võita sellist nagu andmekeskuse infrastruktuuri ülesehitamist, et mis firmad on siia kaasatud ja mis firmad võiks siis nagu seoses selle teemaga börsil jälgida. Jällegi, kui me vaatame siin regiooniti, kus on kõige rohkem selliseid nagu andmekeskuste mahusid. Ja siin on võetud siis Ameerika, Asia Pacific ja siis Euroopa regioon. ja me näeme, et siin ka tegelikult, kuigi tundub, et selline Aasia regioon on siin sinine kõige kiiremini kasvav, siis Ameerika on hetkel ikkagi kõige suurem andmekeskuste regionaalne siis koht. Ja me näeme, et kuidas see on siin aega kasvanud, siin on kuni 2024, et see aasta ilmselt siis meil siin jällegi kõrgem tulp tuleb ja kõige rohkem andmekeskuseid siin siiamaani ehitatakse ikkagi Ameerikas, nii et see jääb endiselt liidriks. Ja kui me vaatame siis kuni aastani 2030, mis on selle andmekeskuste kappeks, et kuhu see raha siis läheb, siis siin on huvitav, et jah, näeme, et siis andmekeskustele kõige rohkem on vaja siis servereid, et kõige rohkem raha läheb serveritesse, siis ülejäänud erinevad siis elektriline, mehaaniline equipment, siis on storage ehk kus andmed salvestada, erinevad kõvakettad või mälud, siis tööjõud 0,6 triljonit, power generation ehk unustasin seda sõna eesti keeles, aga ilmselt saite aru. Ja siis siin kõige väiksem on sellised nagu land acquisition ehk selline maa, kus need
andmekeskuset ehitada ja siis võrgu infrastruktuuri. Vaatame natukene täpsemini, kes võib olla siin nagu võitjateks erinevates nendes alades. Esiteks, noh, hetkel me teame, et Nvidia üks suurimatest võitjateks hetkel, tema kiibid on kõige paremad hetkel. Ja mis firmad on siis vaja selleks, et Nvidia saaks edasi arendada, et siin on kirjas, et Nvidia partnerid mis aitavad siis või mis on vajalikud selleks uute kiibide arendamiseks. Ja siin me näeme kolm erinevat gruppi, siis silicon providers ehk põhimõtteliselt see, mis vaja kiibide tootmiseks, erinevad komponendid. Siin me näeme need firmad, mis võivad ka koos Nvidiaga sellist nagu kasu saada. Siin on Analog Devices, Infineon, Innoscience, MPS, Navitas. Neist, mis mina tean, on Semi, Analog Devices, Infineon, STM Microelectronics ja muidugi Texas Instruments. Siin on siis Power System Components, Delta Flex Power, Laiton, Megmet ja siis andmekeskuste power süsteemid, et Vertiv on üks tuntud firma siin päris paljudes graafikus, ta tuleb, Schneider Electric ja Eaton. Ehk need firmad võib siis üles otsida ja vaadata või endale jälgimisnimekirja lisada, kui teid huvitab selline investeerimine mitte ainult Nvidiasse, vaid ka tema partneritesse. Siis järgmine graafik näitab meil, nagu me nägime, et kõige rohkem siis raha läheb sinna andmekeskuste serveritele ja siin on välja toodud sellised suurimad firmad, kes seda pakuvad ja siin kaks tuntumat on ees, meil on Dell ja Supermicro, kolmandal kohal siin HP ja siin EIT, seda firmat ma isegi ei tea, ja Lenovo on 5%. Siis järgmine graafik näitab meil andmekeskuste võrgu equipment'i siis turuosad ja siin esikohal meil kaks suurimat on Arista Network ja Cisco Systems. Kolmandal kohal on Hiina Huawei, aga ta ilmselt toodab kõige rohkem just Hiina andmekeskuste jaoks. Ja siin on Nvidia ka tegelikult huvitav olemas. Kui me lähme edasi, siis mis veel siin on vaja andmekeskuste jaoks? Üks asi on siis andmekeskuste generaatorid, kes toodab siis kõige rohkem generaatoreid, et siin me näeme, et turuliider 41% turust on Caterpillar, et võiks seda firmat vaadata, siis 24% Cummins ja siis Rolls-Royce tegelikult ka. Rolls-Royce ei ole ainult maailma tuntud autod, tegelikult seal on ka lennukite need lennukite jaoks nad toodavad turbiine ja siin me näeme, et tegelikult generaatoreid ka ja kusjuures päris suur selline nagu turuosaleja selles valdkonnas. Siis UPS, need kaks on siis seotud sellise nagu energiavooluga, generaatorid ja siis UPS-id kui energiakatkestust, mis iganes, et andmekeskused jääks nagu töötama. UPS-idel Schneider, tundub, et see on Euroopa firma, ma päris täpselt ei tea, et võib-olla ongi siis tegelikult kui on huvi, siis võitegi kommentaaris kirjutada, et mis firma sellest nimekirjast, mis me hetkel vaatame, mis tundub olevat huvitav ja mis ma võiks nagu detailsemini siin saate raames üle vaadata, võib-olla siis koos niimoodi leiamegi ka mõned huvitavad investeerimisideed sellest valdkonnast. Nii, Schneider on siin kõige suurem, siis teisel kohal Eaton ja siis Vertiv on siin kolmandal kohal ja ABB on ka siin olemas. Siis
andmekeskustel on vaja jahutust, et siin on kaks sellist nagu komponenti, chiller ja cooling tower. Chilleris on siis meil Johnson Controls, Train, jällegi Vertiv, Carrier ja Daikin. Ja Cooling Toweri liider on siin SPX Technologies, Evapco ja siis Baltimore Aircall. Sellised firmad. Ja viimane slaid, siis muidugi on vaja sellist elektrilist riistvara, tööriistad andmekeskuste jaoks ja siin ka jällegi tuleb turuliidriks Schneider ja Vertiv, siin on ka Eaton, ABB ja Siemens. Ja siis teine asi on siis thermal equipment. Siin meil on esikohal Vertiv jällegi, Johnson Controls, Stulz, Train, sellised nagu suurimad. Ja üheksa suurimast on siis, moodustavad 65% turuosast ja siin kuus suurimast moodustavad 75% turuosast. Nii et sellised firmad võivad olla siis meil võitjateks andmekeskuste ehitusbuumist. Ja jah, nagu ma mainisin, et andke siis märku, mis ettevõtted tunduvad kõige huvitavamad, mis me võiks üle vaadata, et siin esmapilgul vaadates, et tundub, et selline Vertiv on siin päris paljudes kohtades Schneider ja võib-olla isegi Caterpillar, kuna nad on suurim selliste nagu generaatorite tootja, võib-olla kõige vähem selgem võitja, et kõik mõtlevad ikkagi Nvidiast, kiipidest, aga tegelikult jah, andmekeskuste jaoks vaja ka sellist asja nagu generaatoreid ja UPS-i. nii lähme edasi ja järgmiseks teemaks meil siis tuleb IPO turu kolmanda kvartali ülevaade. Ja vaatamegi siin kokkuvõtte, et siin kolmandas kvartalis meil oli 64 IPO-d, mis tõstsid üle 15 miljardit. Ehk põhimõtteliselt oli suurim kvartal alates 2021, et siin graafikul me ka näeme, et arvude poolest 64 siis suurt IPO-d oli, mahuliselt ka päris suured, alates 2022 me näeme, et IPO turg on olnud siin aeglaselt, aga taastumises. Muidugi siin on välja võetud ainult suuremad, et siin tasub meeles pidada, et siin statistikas on sellist IPO-d, mis on vähemalt 50 miljoni suurused ja siin on välja arvatud erinevad SPAC-id ja muud sellised nagu asjad ehk sellised nagu suurimad IPO-d. Siis 24 IPO-d ehk põhimõtteliselt siis kolmandik sellest olid sellised, mis tõstsid 100+ miljonit ja suurid IPO-d tegid kusjuures päris head sellist tootlust. hetkel on siis keskmiselt 16%. Suurimad nimed, hetkel vaatame ka mõned neist, Klarna, Figma, StubHub olid, mis tulid börsile kolmandas kvartalis ja tegelikult IPO indeks ehk selline indeks, mis koosneb turul värsketest tulnud firmadest, IPO firmadest, tegelikult see näitas paremat tootlust kui S&P 500 indeks, siis näitamas 19% tootlust. Kui niimoodi jätkab, siis tegelikult neljas kvartal võiks olla ka päris hea, aga siin on meil üks aga jällegi, et selle Ameerika valitsuse kinnipanemisega tegelikult hetkel SEC ehk Securities Exchange Commission, see komitee või agentuur, riiklik agentuur, mis tegelikult võtabki vastu need IPO avaldused ja kinnitab neid või lükkab tagasi, et see on tegelikult ka hetkel on nii-öelda äh, puhkusel ja hetkel siis ei saagi IPO-d tegelikult teha seetõttu. Nii et kui piisavalt kaua kestab see valitsuse sulgemine, siis
tegelikult see võiks natukene kahjustada seda IPO turgu. Ja ilmselt, kui siis avatakse ja seal on suurem ootejärjekord ja kui turud ei tee suuremat langust, ehk tegelikult IPO-dega on ka huvitav see, et firmad üritavad IPO-d teha siis, kui turud on nagu tipus, et just Klarna mitu korda lükkas oma IPO-d edasi, sest iga kord, kui nad tahtsid IPO-d teha, turud tegid languse ja siis, kui turud teevad languse, seal nagu riskiisu on väiksem ja ka sealhulgas ka IPO vastu, et siis ei saa päris kõrge hinnaga päris palju aktsiaid müüa. Äh, nii et jah, vaatame, kuidas see hakkab siis neljandas kvartalis arenema, aga vähemalt kolmandas kvartalis oli juba päris hea olukord IPO turul. Ja vaatamegi siin mõned firmad, mis tegidki siin IPO-d ja kuidas neil on siiamaani läinud, et siin esimene oli mainitud Figma, mis pakub meil siis sellist nagu brauseripõhist disainitarkvara. Esimesel päeval peale IPO-d hind, me näeme, et siin IPO oli madalamal tasemel ja siis hind põhimõtteliselt esimesel päeval üsna tugevasti rallis 250% oli tootlust. kuigi peale seda me näeme, et hind siin hakkas vajuma, läks madalamale, et endiselt IPO hinnast alates hetkel oleme 85% kõrgemal tasemel, et siin just viimasel päeval oli ka uudis, et jällegi OpenAI teeb koostööd Figmaga ja siis siin aktsia läks natukene lendu. Ähm, nii, vaatame siis veel siin mõned IPO-d, et Klarna, mis oli mainitud, Klarna siis pakub sellist buy now, pay later platvormi. Esimesel päeval ka hind siin hüppas peale IPO-d. Esimesel päeval oli noh, võrreldes firmaga väiksem tootlus 14,6% ja tegelikult ka peale IPO-d me näeme, et see on olnud siin langustrendis. Hetkel võrreldes IPO-ga siin ta näitab isegi negatiivset tootlust, -3%. Järgmine on StubHub, mis opereerib siis sellist online marketplace'i erinevate piletite, ürituste piletite jaoks. Siin isegi on olnud selle IPO-ga negatiivne areng, et esimesel päeval see näidanud siin isegi negatiivset tootlust, -6% kukkus kohe peale IPO-d, et IPO oli kõrgemal tasemel ja siis hind hakkas kukkuma ja siis jätkaski edasist langust ja hetkel võrreldes IPO-ga, IPO hinnaga hind on peaaegu 20% madalamal. Siin nagu me näeme, et enamikul IPO-del tegelikult siin viimasel ajal olnud siis selline, et nagu alguses oli võib-olla hind kõrgemal tasemel ja siis see on hakanud vajuma. Netscope ja siin ma tõin välja just sellised nagu suurimad, vaatasin mahude järgi, mis on kõige suuremad. Netscope pakub siis erinevat pilveturvalisust ja võrgulahendused suurtele firmadele. Siin peale IPO-d oli esimesel päeval tootlus 18% ja siis me näeme, et siin ta natukene kõrgemal oli, siis üritas veel rallida ja nüüd hind langes, aga ikkagi IPO hinnast hetkel oleme veits kõrgem, 14%. Järgmine huvitav firma, mis tegi IPO-d kolmandas kvartalis, on Fermi, mis on REIT ehk selline kinnisvarafond. Ja see on huvitav just seetõttu, et see ka pakub selliseid nagu kinnisvara andmekeskuste ja erinevate power lahenduste just sellise nagu ai kasutamise jaoks, noh, ai jaoks ongi vaja andmekeskused ja elektrit ja siis peaks olema mingi kinnisvara, kus on kõik paigaldatud, ehk põhimõtteliselt see on selline reit. See on olnud üsna edukas IPO, me näeme, et siis peale esimest päeva tõus on olnud 55% ja ka siin olnud esimesel päeval hea tõus, siis järgmisel päeval natukene hitt jätkus ja siis tuli natukene juba langust, et hetkel ikkagi IPO hinnast 38% kõrgemal.
Ja viimane selline suurim IPO oli Figure Technology Solution, mis opereerib siis blockchain tehnoloogia põhinevat siis sellist nagu laenamisplatvormi. Siin on võrreldes eelmiste IPO-dega on vist ainukene, mis on siin peale IPO-d tõusnud ja siis siin tundub, et selline tõusev trend ikkagi selle IPO-ga, et esimesel päeval hind hüppas 24% ja kuna ta jätkas tõusu, siis hetkel juba IPO-st hind on tõusnud 69%. Et sellised siis meil lood olid kolmandas kvartalis ja need on sellised firmad, mis võiks siis jälgida. Kuidas mina tavaliselt IPO aktsiatega tegelen? Noh, ma alguses võib-olla lisan, et jälgimisnimekirja hakkan natukene jälgima, aga kuna mu investeerimine, kauplemine põhineb ka mitte ainult fundamentaal, vaid ka tehnilisel analüüsil, et ma tahaks, et graafikul midagi tekiks juba, et me näeme, et siin veel üsna väiksed graafikud, need on päevased graafikud, et siin ei ole veel palju tulbasid tekkinud, ei ole veel libisevaid keskmiseid ehk ma tihti monitoorin neid mõned kuud kuni pool aastat ja siis hakkan vaatama, et siis juba selgub, et mis IPO-d on juba rohkem edukamad, mis vähem edukamad, seal graafikutel juba hakkab midagi välja kujunema ja kõik investorid, kes tahtsid väljuda, siis need ka väljuvad ja siis hind hakkab rohkem juba normaalselt käituma ja siis ma tavaliselt hakkangi jälgima, kauplema ja kui on suurem huvi, siis investeerima pikaajalisemalt. Nii, lähme edasi, vaatame siis, mis meid ootab ees see nädal turul majandusuudistest, et jällegi siin on siin kavas midagi on, aga kui valitsus jääb kinni, siis see ei pruugi tulla. Siin me näeme, et teisipäeval Jerome Powell midagi peaks rääkima. See võiks turu mõjutada, siis kolmapäeval meil peaks tulema septembri kohta inflatsiooniinfo, CPI, kas see tuleb või mitte, näeme siis neljapäeval jällegi tuleb või mitte, ei tea, siis on jaemüügi andmed, initial jobless claims ja siis PPI inflatsioon ehk producer price index. Ja reedel jällegi, kui valitsus avatakse, siis me siiamaani pole saanud non-farm payrolls numbrit, mis tavaliselt esimene reede, iga kuu alguses esimene reede tulevad, nüüd eelmisel reedel, üle-eelmisel me ei saanud, nüüd kui valitsus avatakse, see reede peaks tulema, aga see ei ole kindel. Ja siis, mis kindlasti tuleb, on kvartaaltulemused, et nagu ma siin juba mitu korda mainisin, et ametlikult hakkab hoogu juurde võtma tulemuste hooaeg ja siin nagu ikka esimesed raporteerivad meil pangad tavaliselt avanevad sellist tulemuste hooaja. Ja siin me näeme, et teisipäeval meil hakkavadki tulema enne turaamist juba JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock ja kolmapäeval siia juurde lisandub Bank of America, Morgan Stanley, siin mõned väiksemad pangad kolmapäeval peale turgu sulgemist, neljapäeval ja mis siin veel huvitavat, et teisipäeval enne turaamist ka Johnson and Johnson, Domino's Pizza raporteerib, siis pooljuhtide sektorist ka esimesed huvitavad tulemused hakkavad tulema kolmapäeval meil ESML, kindlasti vaatame järgmises saates üle ka TSMC, mis neljapäeval enne turaamist raporteerib. Ka kindlasti huvitav, vaatame üle. Siis neljapäeval ka meie lemmik Makler, Interactive Brokers raporteerib ja no nagu näha, et siin päris palju ikkagi pankasid, nad on tavaliselt kõige esimesed raporteerivad. Siin State Street ka finantsettevõtetest veel American Express. Nii et jah, ma kindlasti kavatsen siis ASML-i TSMC-d võtta, võib-olla siis mõni suure panga võtame, ette Goldman Sachsi, võib-olla Morgan Stanley, mis ma jälgin. Ja kui teil on huvi ka mõni muu firma vastu, siis ka andke kommentaarides teada, mis firma kvartaaltulemust võiks üle vaadata.
Nii, lähme saade teise osa juurde, kus me vaatame rohkem juba tehnilist pilti, sellist lühiajalist pilti aktsiaturul, mida oodata järgnevast nädalast, aga kõigepealt vaatame, mis meil juhtus siis eelmine nädal aktsiaturul. Me näeme, et siis eelmine nädal meil oligi lõpuks langusnädal. S&P langes tegelikult, kui vaadata nädalast pilti, pole väga palju, –2,4%. Russell langes natukene rohkem, –3,3%. Ja kui suureks see langus võib olla? Et noh, me näeme siin libisevad keskmised meil all ehk põhimõtteliselt kui langus läheb natukene suuremaks ja see võib olla selline nagu normaalne langus, me näeme, et indeksid alati teevad sellist nagu aeg-ajalt korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et siin pole ammu seda olnud, et kui langus jätkub, siis me võime näha seda korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et siin force indeksid ehk sellise nagu ostu- või müügisurve indeksi, mida ma tavaliselt vaatan ka, et siin me hakkasime ka langust näitama, et siin ta negatiivseks poole veel läinud, et selles mõttes nagu nädalasel graafikul suurt murekohta ei ole näha, et võib siin tulla lihtsalt selline veel korrektsioon libisevate keskmiste juurde, mis võib-olla on siin alganud. Kui me vaatame ka päevast graafikut, siin on natukene rohkem juba murekohta või on näha, et see korrektsioon, mis just reedel võttis hoogu juurde, et see tundub olevat natukene tõsisem võrreldes eelmiste korrektsioonidega, mis siin kiiresti meil välja osteti. Ja noh, põhjuseks on see, et me näeme, et esiteks siin impulsid läheks punaseks võrreldes eelmiste selliste nagu kitsate tulbadega, siin oli päris suur kukkumine ja kus on kõige suurem murekoht, no meil on siin olid divergentsid, mis ma eelmises saates ka mainisin. Ja kui me vaatame Force indeksit, siis tegelikult müügisurve oli päris arvestatav, kui me vaatame S&P 500 indeksit, siis viimati nii suur müügisurve meil oli siis, kui meil oli sellise aprilli tariifidega suurem langus aktsiaturul, nii et siin on mingi tõsine müümine juba algas. Kui me vaatame Russell 2000 indeksit, siin on isegi suuremad divergentsid indikaatorite poolt ja ka see müügisurve ka, me näeme, et augustis siin oli umbes sama suur, aga isegi siin aprillis me näeme, et seal võib-olla varem oli sama suur, nii et jah, et tundub, et siin turul on midagi muutunud, et see ei ole nagu varasem oli selline nagu väike korrektsioon, millega siin Force Index isegi miinusesse ei läinud, siin on juba märgatavalt näha selline nagu käitumise muutus, et selle korrektsiooniga oli rohkem müügisurvet. Ja punased impulsid, see on siis selline nagu Alexander Elderi keelusüsteem, punane impulss keelustab siis osta, et hetkel see korrektsioon tundub, et ei ole selline nagu järgmine buy the dip võimalus. Hakkame vaatama siin turuindikaatorid ja siis läheme TradingView juurde ja vaatame ka siis peale seda, kui saame turuindikaatoritest infot, et siis proovime aru saada, kuidas turg võiks see nädal meil liikuda. Ja vaadates turuanalüüsi tabelit, siin me näeme olulist halvenemist ka, mis oli juba näha nädala sees ja nädala lõpuks me saimegi ka tegelikult sellist nagu bearish olekut nüüd. VIX oluliselt halvenes, et hüppas 21,66 tasemele, multivix läks neutraalolekusse, rämpsvõlakirjad üle pika aja läksid bearish olekusse ja new high new low indeks ka meil läks bearish olekusse. Siin mul on tühi Industry Group hetkel, et kahjuks ei saanud seda infot veel, et seal oli mingi tehniline probleem selle veebilehega, kust seda infot saadetakse. Aga arvestades eelmise nädala langust, siin võiks pakkuda, et tegelikult siin võiks ka olla muutus ja tõenäoliselt see läks neutral või isegi bearish olekusse. Nii et jah, meil siin sellist nagu lühemaajalisemad indikaatorid on rohkem juba kõik bearish olekus ja sellised nagu keskpikaajalised ja pikaajalised on siin kas neutral bearish ja kõige pikaajalisem on endiselt meil bullish, ehk selline nädalane pikaajaline trend ei ole veel
murtud, et ta on endiselt ülespoole, aga lühiajaliselt me näeme, et see olukord halvenes ja tegelikult selle nädala kommentaariks on bearish. ja tavaliselt, kui on selline kommentaar, siis tihti me ei näe sellist nagu kiiret langust väljaostmist. Kui me vaatame need indikaatorid nüüd eraldi, mõned, siis me näeme rämpsvõlakirjad koos S&P 500-ga. rämpsvõlakirjad tegelikult siin signaliseerisid päris pikalt juba, et turul on oodata korrektsiooni, et seesama jutt, mis ma rääkisin, et kui on juba näha päris palju märkasid, et turg hakkab kukkuma ja siis ongi vaja lihtsalt mingit uudist, see võib olla Trumpi tweet, see võib olla midagi muud ja siis pärast öeldakse, et selle uudise tõttu kukub, aga tegelikult siin oli juba näha tegelikult terve nädala sellist nagu halvenemist, et rämpsvõlakirjad hakkasid langema, samal ajal kui S&P 500 veel jätkas tõusu, et tihti, kui selline olukord juhtub, siis S&P 500 pärast teebki järsema korrektsiooni. Siis S&P 500 ja rämpsvõlakirjade vahel tekib selline nagu gap ja S&P 500 proovib seda sulgeda, nii et me nägime, rämpsvõlakirjad hakkasid varem langema, siis ka reedel suuresti langesid, et kinnitasid seda langust ja S&P 500 tegi järsu languse, aga samas pole seda gap'i veel sulgenud. et see nädal tuleb kindlasti jälgida, mis hakkavad rämpsulekirjad tegema, et kui nad jätkavad langust, siis S&P 500-s me võime küll saada kõigepealt põrged, et reedese langusega lühiajaliselt turud läksid natukene ülemüüduks juba, et siin võib selline tehniline põrge olla, aga kui rämpsulekirjad jätavad langust, siis ilmselt võime näha ka teist langust lainet, sellist nagu madalamat tipu formeerumist. Kui aga rämpsvõlakirjad hakkavad normaliseerima ja isegi kui nad hakkavad tõusma, siis võib rääkida sellest, et siin võibki olla selline nagu hea ostuvõimalus. et siis võime hakata siin nagu taastuma. aga midagi mulle ütleb, et siin see rämpsvõlakirjad ei hakanud ka ilma põhjuseta siin langema, et see, millest me täna alustasime, praod krediiditurul, et tegelikult rämpsvõlakirjad saavad oma nime kaasa tõttu, et need on nõrgemate firmade võlakirjad, et siis võib-olla suured mängijad juba näevad, et okei, krediiditurul olukord on halvenemas ja rämpsvõlakirjad on esimesed, mida hakatakse müüma. ja see mõjutab siis negatiivselt sellist nagu risksentimenti turul ja muidugi ka aktsiaid, mis on üks riskantsematest instrumentidest tegelikult ja riskantne ta on just oma volatiilsuse tõttu. Rääkides volatiilsusest, siis me nägime, VIX lõpuks ka tegi suurema tõusu, tegelikult siin läks isegi samale tasemele, natukene kõrgem kui augustis, et pole ammu nii kõrgel tasemel olnud. Siin ka võiks tegelikult juba tekkida ostusignaal, näeme, või volatiilsus läks oma ülemisest Bollinger bändist kõrgemale tasemele ja siin järgmine ostusignaal tekib, kui volatiilsus langeb sellest joonest tagasi madalamale. et ainult siis, kui see langeb ja sulgeb sellest joonest madalamal tasemel, alles siis tekib hea selline ostusignaal. enne seda, kui ta jätkab siin tõusu, näiteks nagu siin oli, ta võib selle joone juures jätkata tõusu või olla joonest väljaspool mõnda aega, et siis tegelikult on veel vara hakata ostma. ehk ma hakkan siin volatiilsust selle pilguga siin jälgima, et kui kaua ta siis sellest joonest kõrgemal on ja millal tekib järgmine ostusignaal ja muidugi siis oma striimides nädala sees ka hakkame seda jälgima ja kasutame ära järgmise ostuvõimaluse, kui hea ostusignaal siis peaks tekkima. Bullish percent index, siin me juba päris pikalt nägime halvenemise märgi, jällegi, et ma rääkisin siin pikalt, et bullish percent index nõrgeneb, siin nädalane graafik, et tegime järjekordse madalama tipu, samal ajal kui indeks tegi aina kõrgemad tipud, et oli näha, et turg oli juba küps languseks ja oligi vaja ainult mingit trigger'it uudist, mis me reedel ka saime, et siis sellist nagu suuremat langust tekitada. Vaadates päevast graafikut, siin natukene imelik oli see üle-eelmine nädal, siis et see bullish percent indeks hakkas päevasel graafikul ka tõusma, aga lõpuks me näeme, et ta formeerus siin ikkagi madalamat tippu
võrreldes eelmiste tippudega, ehk põhimõtteliselt meil firmade või aktsiate arv S&P 500 indeksis, mis on bullish olekus, oli aina vähenemas, samal ajal kui indeks oli tõusmas, et see viitab sellisele nagu distributsioonile aktsiaturul ja siis lõpuks eelmine nädal me nägime ka siin natukene suuremat langust bullish percent indeksi poolt. et siin ka tegelikult, et meil hea põhi tekiks turul, meil on vaja näha, et rämpsvõlakirjad peataks langust, hakkaks tõusma, volatiilsus peaks Bollinger Bandist madalamale langema ja siis bullish percent indeks peaks hakkama tõusma, et nii kaua, kuni need asjad ei juhtu, siis kõik sellised nagu rallid aktsiaturul või põrgedeks võib siis neid nimetada, et siis ilmselt tekib meil selline sell the rallis olukord, et kui enne oli buy the dips, siis nii kaua, kuni need indikaatorid hakkab paranema, siis meil ilmselt tuleb see sell the rallis režiim. Ja uued tiputujad põhjad, et siin meil ka pikalt olid sellised nagu hoiatusmärgid, just kui me vaatame sellist klassikalist New High New Low indeksit, kus on ühe kuu uued tiputujad põhjad tükiliselt, et siin on oluline see tase 500 ja me nägime, et must joon, uued põhjad olid pikalt 500-st kõrgemal tasemel, samas kui indeks suurt korrektsiooni ei teinud, et ja see oli siin tõusvas trendis, samas kui roheline joon tippude arv oli langemas, ehk põhimõtteliselt kapoti all nii-öelda turul oli juba ammu näha sellist nõrgenemist ja lõpuks siis nägime suuremat langust. Põhjad hakkasid tõusma, samas sellisele 2000 tasemeni me pole veel tõusnud, kus tavaliselt selline nagu lühiajaline põhi tekib, nii et siin on langusruumi veel on või põhjades tõusuruumi. Ja tipud langesid meil siis 500-st madalamale tasemele. siin on tekkinud ka see potentsiaalne spike bounce signaali võimekus, et tipud miinus põhjad, see vahe läks miinus 500-st madalamale tasemele ja siis järgmine hea ostusignaal tekib, kui siin see vahe läheb miinus 500-st kõrgemaks jällegi, et selleks meil peaks siis põhjad oluliselt vähenema ja tipud hakkama kasvama ja kõige parem oleks, kui põhjad läksid 500 tasemest veel madalamale. et nii kaua, kuni see ei juhtu jällegi, et siis kõik sellised rallid võivad olla lihtsalt põrged. Ja lõpuks ka turukapitalisatsiooniga kaalutletud New High New Low indeksil ka me nägime olulist halvenemist, et siin põhjad nii palju ei tõusnud nagu tükiliselt, ehk sellist nagu suured firmad ei olnud veel korrektsiooni tekkima hakanud, aga reedel on olukord muutunud, et me nägime siin oluliselt tõusid põhjad üle pika aja üle 200 triljoni. tegelikult me näeme, et siin augustis nad on sellest tasemest ainult kõrgemale olnud. ja tipud, siin tegelikult oli ka ohumärk, et meil selline väike divergents tekkis ja nüüd nad läksid veelgi madalamale. et siin ka tasub jälgida, et millal siis põhjad hakkavad langema, tipud tõesti tõusma, et alles siis tekib hea selline järgmine ostukoht peale seda korrektsiooni. nii, lähme nüüd TradingView juurde ja vaatame siis kõigepealt peamised indeksid ja siis mõned aktsiakauplemisideed, mis mul selleks nädalaks on. Vaadates nädalast graafikut S&P 500-st alustame. Korrektsioon, mis algas, no siin ootasime, et kas hind tõuseb pluss kolmateerini, et natukene jäi puudu, pluss kaksateerist pööras ja tegelikult siin all on meil libisev keskmine ja nagu ma mainisin, et see on suht tüüpiline käitumine, et indeks tõuseb pluss kolmateerini, siis teeb korrektsiooni libiseva keskmise juurde, pluss kolmateerini korrektsioon libiseva keskmise juurde, et selline tavaline puulituru käitumine, et siin ka meil oli suht arvestatav ralli tegelikult ilma oluliste korrektsioonideta. nii et siin on see korrektsioon on juba äh, ammu oli oodatud nii-öelda ja kui see arenebki selliseks nagu täisformaadis korrektsiooniks, siis me võiks näha siis korrektsiooni libiseva keskmise juurde ja tegelikult võime näha ka sügavamat korrektsiooni, mis ei murraks ka tõusvat trendi, et siin -1 ATR ja eelmiste tippude toetus, et need on kaks sellist nagu nädalase graafiku võimalikud korrektsiooni sihi hetkel.
ja kui turg jääb ülipuuliseks, et endiselt hakkab suurt tugevust näitama, et kui meil indikaatorid näiteks kiiresti hakkavad paranema, siis kõige parema stsenaariumi puhul +1 ATR ka võib osutuda toetuseks ja siis me võime teha kõrgemat põhja hakata siis uuesti tõusma. Et noh, tulevikku me ei tea, hetkel vaadates turuindikaatorid tundub, kuna nad nii palju halvenesid, et tundub, et ikkagi sellist nagu täismahus korrektsioon meil ootab. kas libiseva keskmise või siia madalamani ja see oleks pigem üllatusstsenaarium, et kui siit formeeruks kohe kõrgem põhja, hakkaksime uuesti tõusma. Vaadates päevast graafikut, selle korrektsiooni tugevust meil näitab see, et kui me näeme kõik eelmised korrektsioonid, siis meil jäid seisma libiseva keskmise juures või halvemal juhul -1 ATR-ini kukkusime, aga enamasti ikkagi siin libiseva keskmise juurde, siis nüüd läksime sellest libisevast keskmisest, nagu öeldakse, kuum nuga läbi võid. Siis väga vabalt kukkusime sellest madalamale, isegi peaaegu -2 ATR-ini 50-päevase libiseva keskmise juurde, et see on ka selgelt näha selline nagu käitumise muutumine. Ja hetkel turul meil on siin põrge juba algamas, ilmselt hakkame jälgima, mis sellest põrgest saab, kuna nüüd siin hind libisevast keskmist madalamast hakkab madalamale või hakkab juba langustrendi näitama, siis kui turuindikaatorid ei parane, me võime näha põrget vastu libisevat keskmist ja siin meil võiks formeeruda siin või siis +1 ATR-i juures see peamine stsenaarium, selle põrgega meil võiks formeeruda esimene madalam tipp ja sellega võiks formeeruda järgmine võib-olla selline nagu müügi võimalus ja siis hind võib kukkuda -3 ATR-ini ja selle tasemeni või siis 22 nädalase libiseva keskmise juurde. Et selline on siis põhimõtteliselt peamine areng ja vähem tõenäoline, aga ikkagi tõenäoline, et turul on kõik võimalik, et siit me põrgame vastu libisevat keskmist ja siis läheme kõrgemale, siis teeme kõrgemad põhjad ja siis libisev keskmine hakkab uuesti kõrgemale minema ja siis jätkame rallit vastu +3 ATR-i. Et seda ma hetkel ootan kõige vähem, aga ka selleks tuleb valmis olla, et mul on portfellis hetkel tegelikult jäi kauplemisportfellis siis enamik lühikest positsioonid, et seal ainult paar sellist nagu tugevamat aktsiat, mis olid longid, jäid, ei läinud vastu stoppe veel, et ilmselt kui selline üllatusstsenaarium, hetkel hakkame kohe taastuma kiiresti ja siis mul on lihtsalt nagu stopid selle jaoks, et kuna ma tulevikku ei tea, ma jälgin lihtsalt oma süsteemi, mul süsteem hetkel ütleb, et langus võib jätkata ka need aktsiad, kus ma olen lühikest positsiooni võtnud, et olen siis seal nii kaua, kuni jõuab kas vastu stopi või vastu kasumivõtu orderi. et ma ei pea seal selles mõttes nagu palju mõtlema. Olen valmis siis igasugusteks stsenaariumiteks nii-öelda. Nii, NASDAQ, järgmine indeks, et siin me ka näeme, siis tegelikult NASDAQ on teistest tugevamate siin +1 ATR-ini, pole veel isegi langenud, et vähemalt +1 ATR-ini tahaks küll langust näha, et aga jah, suurema tõenäosusega siis võime näha kas selle libiseva keskmise juurde või siis selle eelmise taseme juurde. Et siin peaaegu +3 ATR-ini saime juba tõusu tehtud. Ja päevasel graafikul siin samamoodi läksime 22 päevast libisevast keskmist madalamale, siin küll -1 ATR-i juures jäime seisma, et vaatame, kuidas see põrge areneb. Hetkel oodates libiseva keskmise +1 ATR-i juures madalamat tippu ja üllatus oleks, kui saamegi kõrgemale ja teeme kõrgemat põhja. Dow Jones, Dow Jonesi nädalane graafik. Siin me näeme juba rohkem nõrkust, et siin läksime ka natukene sellest +1 ATR-ist madalamale ja siin +2 ATR-ist ei saanud kõrgemale, et +3 ATR isegi jäi kaugemal tasemel. et siin nüüd tundub üsna tõenäoline korrektsioon selle eelmiste tippude, mis on nüüd eelmiste tippude vastu pannud, mis on nüüd, peaks olema toetused, selle testimine siin samaaegselt libisev keskmine, et see tundub olevat suht tõenäoline siin graafiku järgi. ja Dow Jones oli ka üks indeksitest, mis
andis meil eelmine nädal vihje, et turul on midagi toimumas, et suurem langus võiks tulla. Tuli just seetõttu, et kui samal ajal, kui kõik indeksid veel eelmine nädal, see teisipäeval, kolmapäeval eriti proovisid rallida, siis Dow Jonesil me näeme, et terve nädal olid punased turbad, et ta oli teistest indeksitest madalam ja kui üks indeks on kolmega võrreldes nõrgem, siis tihti kolm indeksit hakkavad ühe indeksi järgi kukkuma. Ja seekord see osutus ka tõeks, et Dow siin oli kõige nõrgem, siin on juba selge selline võltsläbimurre on tekkinud ja tegi ka suurema korrektsiooni juba siin 50 libiseva keskmise juurde ja -2 nii et siin ka võib tulla kõigepealt põrge libiseva keskmise juurde ja siis võiks tulla järgmine müügilaine. Ja ka Russellis me näeme negatiivset arengut nädalasel graafikul, et siin eelmine tipp, see oluline tase, millest indeks lõpuks saigi kõrgemale, eelmine nädal veel isegi testis seda nagu üle-eelmine nädal nagu toetus, üritas vastu +3 rallida, aga eelmine nädal põhimõtteliselt siin kogu see töö oli ära nullitud, tegime suure languse ja läksime isegi sellest tasemest veits madalamale, ehk siin ka nädalasel graafikul selline suur võlts läbimurre, et me näeme, et millal viimati see suur võlts läbimurre oli meil siin 2022 ja siis meil tuli selline nagu suurem langus, et talle muidu meeldib sellist nagu võlts läbimurret teha ja siis suuremat langust, nii et jälgime siin huviga, kas seekord tuleb ka selline olukord, kui tuleb, siis siin libisev keskmine seevastu toetustase, et need võiksid olla siis sihid. Ja üllatus oleks, kui me ikkagi sellest tasemest kiiresti tastume tagasi, ehk siin tekib väike võlts läbi murre madalamale vastupidi ja see ikkagi peab vastu nagu toetus ja siit hakkame uuesti rallima, siis me võime näha rallit vastu +3 vaadates päevast graafikut, siin ka tekkis suht selline negatiivne areng, et selline võlts läbi mõõra kõrgemal oli, divergentsid indikaatoritega oli ja siis suurem langus, me näeme, et sellest tasemest läksime madalamale, libisevast keskmisest läksime madalamale. nii et vaatame, täna ilmselt meil tuleb võib-olla põrge turul, et mis sellest saab, et hetkel tundub, et sellega võikski siin nagu madalam tipp formeeruda, siis võimegi näha edasist langust. Ja üllatus oleks, kui me läheme siit libisevast keskmisest kõrgemale, siis natukene langeme, testime seda nagu toetust, turuindikaatorid paranevad ja hakkame uuesti tõusma. Et kuna turuindikaatorid on hetkel enamik siis bearish olekus ja indeksid näevad suht sellist nagu bearish välja, tundub, et võime saada natukene suuremat korrektsiooni, siis tegelikult enamik mu kauplemisideedest see nädal on ka sellist nagu lühikeseks müümise ideed. Ja selle kasuks räägivad mitte ainult siis turuindikaatorid ja indeksid, vaid ka aktsiate käitumine ise ka, et alustame siin Palantiiri aktsiast nädalasest graafikust. Ja siin, mis räägib siis Palantiiri aktsia suuremast langusest või veidi suuremast langusest hetkel see, et me näeme, et siin meil on tekkinud päris hea selline nagu vastupanutase, hind tegi tippu, siis üritas rallida ja siin 4 nädalat järjest testis seda taset, siin tekisid sabad, ehk selline nagu distributsioon käis ja tegelikult sellega ta ei saanudki eelmisest tipust kõrgemale ehk tekkis esimene madalam tipp, nii et me võime näha siin korrektsiooni kas libiseva keskmise juurde või selle eelmise tipu taseme juurde Palantiiri aktsias. noh, ta on meil fundamentaalselt ka ülikallis, nii et selline nagu langus võib siin nagu vabalt tekkida. Ja juba eelmine nädal ma mainisin, et siin võiks vaadata Palantiiri lühikeseks müümise kandidaadina, et juba eelmise nädala lõpus tegelikult Palantiiris oli meil siin suur langus, siis eelmine nädal ta üritas siin tõusta jällegi, läks selle vastupanu tase võrreldes eelmise tipuga, isegi siin formeerus madalam tipp ja reedel nägime uuesti langust. Nii et kui selline käitumine nõrk on juba, et siis võiks oodata kõigepealt siis vastu seda eelmist toetust, siin -3 langust. Kuidas ma seda kaupleks Palantiiri puhul, vaataks siis tunnisel graafikul
Reedel me juba nägime esimest suuremat languslainet, siis nüüd võiks vaadata, siis kui täna tuleb põrge, siin tulevad libisevad keskmised, kui siin formeerub selline madalam tipp, siis võiks vaadata Palantiiri nüüd palju parema sellise nagu müügipaterniga shortimiskandidaadina. Microsoft, mis ma veel eelmine nädal vaatasin nagu ostukandidaadina, siis ühe nädalaga siin olukord muutunud niimoodi, et nüüd siin tundub pigem ta ka lühikeseks müümise kandidaat juba see nädal. et nii palju on olukord ühe nädalaga muutunud, et kui varem ma vaatasin, hind siin läks väljaspoolt pluss kolmateeri, siis siin kõrgem põhja, siis vaatasime, kas ta hakkas taastuma, kas ta teebki siin uut rallit. Noh, me näeme, et ta üritas, aga nädala lõpuks ikkagi meil siin tekkis üsna karune künal ehk ka tekkis suur saba kõrgemale vastu pluss kaks ATR-i ainult läks, siin oli tõus väljaspoolt pluss kolm ATR-i ehk selline ATR divergents ka tekkis, madalam tipp. Nii et siin nädalast graafikut vaadates ka tundub, et me võime näha siin natukene sügavamat korrektsiooni libiseva keskmise või -1 ATR-ini lausa nädalasel graafikul. Mis ma jälgin päevasel graafikul, et Microsofti shortida. Päevasel ka tegelikult siis me näeme, et siin ta üritas rallida ainult vastu pluss kaks ATR-i sai, ei näidanud piisavalt tugevustest pluss kolm ATR-ini tõusta. Ja ka siin suht selge tipp, madalam tipp formeerunud, et kui ta üritab siin jällegi rallida, failab, siis võime näha langust vastu -3 ATR-i. siin ka 100-päevane libisev keskmine. Kuidas see tunnisel graafikul, mis siin võiks toimuda, et Microsofti shortida. Siin ka juba tunnisel graafikul trend pööras allapoole, me näeme tegelikult madalamad põhjad, madalamad tipud. hetkel on -3 ATR-i juures, ehk siin võib tulla põrge libiseva keskmise juurde ja siis võiks siin formeeruda madalam tipp ja see oleks siis müügikoht Microsofti aktsias. Siis AMD. AMD ma eelmine nädal tõin nagu ostukandidaadina ja põhjuseks oli see, et ta siin läks sellest tasemest kõrgemale, testis seda nagu toetust. Noh, ma ei osanud arvata, et ta kohe esmaspäeval põhimõtteliselt teeb sellist lendu, seal tuli uudis AMD ja OpenAI koostöö kohta, et jällegi OpenAI investeerib seda raha, mida tal ei ole võib-olla kunagi tuleb, aga investeerida lubatakse juba praegu. Siis AMD tegi päris korraliku tõusu meil. Kohe esmaspäeval jätkas natukene tõusu ka nädala sees, aga lõpuks hind me näeme, siin läks väljaspoolt pluss kolm ATR-i. päevasel graafikul, ta on ka nädalasel graafikul hetkel veel üle ostetud. Me näeme nädalasel läks ka väljaspoolt pluss kolm ATR-i, siin eelmine tipp tekkis võlts läbi murre. Nii et siin ka võiks tulla selline tehniline korrektsioon, libisev keskmine pluss üks ATR võiks tõusta ja siin võiks tekkida järgmine kõrgem põhi nädalasel graafikul, järgmine ostukoht ja päevasel graafikul. siin tegelikult võiks vaadata korrektsiooni libiseva keskmise võib-olla juurde. siin tegi selline V2 müügitrigger päevasel graafikul. tunnisel graafikul siin tegelikult juba hakkas arenema see pattern, et siin oli tipp, siis siin on juba formeerunud selline madalam tipp, et võiks vaadata, kui täna ta üritab veel korraks peale avanemist näiteks rallida ja siis hakkab kohe vajuma, siin libisev keskmine juba läheb madalamale, siis võiks vaadata AMD shortimist siin, et siin on päris suur gap jäi ka, et natukene, kas või osa sellest või võib-olla täielikult läheme seda sulgema, kes teab. aga vähemalt selline siin müügiidee hetkel AMD-ga on. Nvidia, Nvidia nüüd kahte moodi võiks vaadata, tegelikult Nvidia osas olen hetkel neutraalne. siin on nii karune kui ka puline pattern on olemas, et vaatame, kumb siis võitab, et nädalasel graafikul tegelikult veits karune, et jällegi tekkis selline nagu
saba ülespoole, hind ei jõudnud +3 samas kui eelmise ralliga jõudis +3 nüüd on uus tipp, mis ei jõudnud +3. sellist asja nimetatakse ATR divergentsiks. ehk siin me võime näha korrektsiooni siin libiseva keskmise juurde ja siin on just oluline see tase, et siin päevasel graafikul seda näha, et ma hakkangi jälgima seda taset, et mis selle taseme juures hakkab tekkima, see võib olla siis vihje, et mis saab AMD-st, sellest Nvidiast. et alguses ta küll meil siin nädala sees rallis sellest tasemest kõrgemale, testis seda nagu toetus ja siis hakkas tõusma. Et see oli positiivne areng, samas ta siin ei jõudnud +3 ja nägime üsna suurt langust jällegi vastu seda taset, vastu libisevat keskmist. et nüüd vaatame, mis sellest tasest saab, kas ta üritab siit uuesti testida seda nagu toetuse, siis lõpuks me saame siin tõusta vastu +3 või siit tuleb jällegi ainult selline dead cow bounce ja siis hakkama langema ja kui see olukord areneb, siis siin tekib madalam tipp, siin on õla ja pead patern ja kui läheme sellest tasemest veel madalamale, siis see on selline suur võlts läbi murega ja siis me võimegi näha natukene suuremat langust Nvidia aktsias. et nagu ma mainisin, ma olen neutraalne, ma siis hakkan jälgima selle taseme ümber, mis meil hakkab juhtuma, et ilmselt siis, kuna eelturg hetkel on veits positiivne, siis võime siin väikest rallit näha ja siis jälgime, mis sellest rallist saab, et kui ta siin teeb kõrgema põhja, siis võime öelda, et selle tasa test oli nii-öelda nagu edukas ja siis võiks ralli jätkuda, aga kui siit tekib selline madalam tipp ja hind läheb uuesti selle taseme juurde, siis murrab sellest madalamale, siis siin võiks vaadata juba Nvidiat müügikandidaadina. Järgmine on Google, mis oli ka mul tegelikult ostuidee eelmine nädal, aga olukord jällegi on siin nädalaga muutunud ja nüüd ma vaatan Google'i pigem müügikandidaadina see nädal, et siin ta käis väljaspool +3 nädalasel graafikul. Tundus, et päevaselt ta võiks proovida veel rallit teha, aga nüüd me näeme siin 3 nädalat järjest tegelikult langus juba olnud ja võiks olla langus uuesti siin libiseva keskmise juurde, siin on eelmine tipp ka ja selline võimalik toetustase hinna jaoks. Päevasel graafikul siin on negatiivne see, et see kõrgem põhi, mis ta üritas informeeruda ka, ainult läks +2 isegi natukene ei rallinud selle tasemeni ja siis hakkas langema ja siis informeerus selge selline esimene madalam tipp ja siis langus toimus juba -1 et ta võib jätkata siis langust, -3 võib-olla proovibki seda gap'i ka sulgeda, mis siin on tekkinud. Need on kaks võimalikku sellist nagu sihipäevasel graafikul. ja tunnisel, noh, mul on siin tegelikult juba lühike positsioon olemas. ma short isin natukene varem juba Google'i aktsiat, et nägin, et ta ei saanud siin piisavalt head rallit teha. siin tekkis selline madalam tipp, läks libisevatest keskmist madalamale. terve eelmine nädal turuindikaatorid olid nõrgenemas ja siin oli hea koht siis Google'i short ida, et ta siin juba andis ka esimest kasumit kukkudes vastu -3 tunnisel graafikul ja hetkel ma siis treilan stoppisin +1,5 juures. kui positsiooni oleks, siis ma jälgikski, et ilmselt siin tuleb põrge, siin on juba langevad libisevad keskmist ja nende juures ta võib teha siin madalamat tippu. kui see tekib, siis siin võib olla veel üks lühikeseks müümise võimalus. Oracle'it jälgin ka, et eelmine nädal ma ka tõin välja, et ta on võimalik lühikeseks müümise kandidaat, aga ta suurt langust veel ei teinud, kuigi seal ka oli uudis eelmine nädal Oracle'i kohta, et tema marginaalid nende andmekeskustel või nende Nvidia kiibide väljarentimisel ei ole üldse nagu head. ja pigem ta teenib isegi marginaalina kahjumit, et ostab kallimalt kui edasi rendib. nii et siin on ka selline nagu negatiivne uudis oli, mille peale Oracle tegigi nädalas sees natukene suuremat langust, aga siis taastus. vaatan nädalasel graafikul ikkagi ootaksin korrektsiooni libiseva keskmise juurde. et siin on oluline selline vastupanu, mille ümber ta hetkel üritab siin kaubelda. kui läheb kõrgemale, siis tekivad saabad, et see on ka selline nagu distributsiooni märk.
tegelikult nädalasel graafikul. Ja päevasel graafikul siin me nägime ka reedel seda arengut, et ta üritas rallida, pluss üks ATR-ist kõrgemale ei saanud ja siis hakkas vajuma, et siin oli vahepeal peale seda marginaalide uudist suurim langus, mis osteti korraks välja, aga jah, hetkel tundub, et siin järjekordne selline madalam tipp formeerub juba teine tegelikult ja kui ta läheb sellest tasemest uuesti madalamale, siis võiks oodata kukkumist vastu -3 ATR-i, siin samaaegselt ta sulgeb seda gap'i. Et see tundub olevat üsna tõenäoline Oracle'i puhul. Tunnisel graafikul, mis võiks vaadata, et tunnisel hetkel siin on selline nagu tipp formeerunud. Siin on küll hetkel ta toetuse juures, libisevate keskmiste juures, et kui ta siin üritab rallida, fail up, läheb sellest tasemest madalamale, selline madalam tipp tekib, et see oleks siis lühikeseks müümise võimalus siin. Lulu. Lululemon Atletica, et see oli mul ka juba eelmine nädal lühikeseks müümise kandidaat ja need toimisid üsna hästi, et sellised nagu ostuideed, mis eelmine nädal olid, et ei töötanud üldse või andsid ainult sellist nagu väikset kasumit osalised, aga mis töötas hästi, sellist nagu lühikeseks müümise ideed, et see on ka tegelikult selline nagu turumeele muutuse märk, kui need aktsiad, mis ma valin kauplemiseks enda jaoks, kui ma näen sellist nagu ostuideed ei tööta ja lühikeseks müümise ideed töötavad, see ka näitab sellist nagu turu meeleolu. Ja siin Lulu, see libisev keskmine pidaski vastu nagu vastupanu, ta siin mitu korda üritas rallida, et reedel oli ka uudis, et võib-olla Lululemonit tahetakse nagu välja osta, aga kogu seda nagu asja kohe nagu müüdi tagasi ja siin on nüüd selge selline madalam tipp on formeerunud ja me võime näha edasist langust eelmise põhja või lausa -3 juurde, et siin on üsna tugev langustrend tegelikult. Nii et ta võib jätkata. Tunnisel graafikul, et ma mainisin, et mul oli siin varem lüügipositsioon võetud kuskil siin. Jah, siin kohas mul oli võetud lüügipositsioon ja siis ma treilasin juba stoppi ja siis siin paar nädalat sees ta katsetaski neid lühikeseks müüjad ja mind ka, et siis olidki järsud sellised tõusud, siin oli üks neist, see oli meil siis neljapäeval, üritas rallida, aga ka hakkas vajuma, et ma esimese positsiooni siin suht break-even'is väljusin juba oma stopiga, vaatasin, et mis saab edasi, et kuna ta jätkas siin nagu konsolideerimas libiseva keskmise juurde, siis reedel üritas uuesti rallida ja siis hakkas vajuma, siis ma siin jõudsin uuesti seda short ida. Panin stopi sellest viimasest rallist veits kõrgemale tasemele, nüüd liigutasin isegi seda +1,5 ATR-i juurde ja siin ta jätkas langust. Esimene kasvamatu order -3 ATR-i juures ja ootan siis -3 ATR-i juurde päevasel graafikul teise kasvamatu orderiga. Airbnb ka eelmine nädal ma mainisin, et siin oli suht oluline see tase 120 dollari juures, et see on siin niimoodi, et see oli siin toetus ja siin tundus, et see toetus ei pea enam vastu, et noh, kui eelmised korrad ta üsna tugevasti põrkas sellest tasemest, ka siin näiteks siis siin viimasel ajal me näeme, et kõik tulbad on punased, et tähendab, et päev avaneb kõrgemal tasemel ja siis päeva sees nagu müüakse hinda ja lõpuks ta sulgeb ikkagi selle taseme juures, et nagu push ib seda taset ja siis reedel see andis alla ja saimegi näha suurimat langust. nüüd ma ootan, mul oli siin lühike positsioon, nüüd ma ootan siin langust -3 ATR-ini päevasel graafikul. Kui mul oleks lühikest positsiooni, siis siin võiks vaadata nüüd see tase tegelikult 120, ta võiks olla vastupanutase, et kui ta üritab siin rallida vastu seda taset, testib seda nagu vastupanu, hakkab langema, selline järjekordne madalam tipp tekib, siis siin võiks vaadata uuesti seda lühikeseks müümise kandidaadina ja siin suht lähedal siis saab ka stopi panna. Need olid tegelikult aktsiad, millest me rääkisime ka eelmine nädal.
Ja siis mõned uued nii-öelda kauplemisidee, mis mul hetkel on selleks nädalaks, et mõned veel lühikeseks müümise ideed. CRM, kuigi see on fundamentaalselt üsna huvitav aktsiae juba, siis tehniliselt ta ikkagi siin meil langustrendis näitab sellised nagu madalamad tipud ja ma vaatan, et kui ta hakkab siit edasi langema libisevast keskmist, siis siin ta võiks kukkuda vastu -3 päevasel graafikul. Ja tunnisel graafikul siin ma jälgin, et kui ta annab, siin on näha, et tegelikult ta üritab siin rallida, siis kõik rallid hetkel siis nagu müüakse. Reedel ta jäi seisma siin libisevate keskmiste juures ja meil oli ka stream, kus küsiti, et kas CRM on short, siis ma mainisingi, et vaatame, kui ta läheb nendest libisevatest keskmist madalamale, siis on. aga äkki ta üritab siit veel nagu põrgata libisevast keskmisest. Ja ta jäigi siin seisma, vaatame nüüd, kui ta siit põrgab, teeb madalama tipu ja lähebki lõpuks nendest libisevatest keskmist madalamale. et siis võibki vaadata Salesforce'i ka lühikeseks müümise kandidaadina. Siis veel üks aktsia, mis ma vaatan võimaliku shortimiskandidaadina on ABBV, ABV. See on meditsiinisektorist aktsia. Ta on teinud suht tugeva ralli siin, käis väljaspoolt +3 teeri ja temal on kombeks siis nädalasel graafikul +3 teerist korrektsiooni teha libiseva keskmise juurde, nii et siin võiks oodata sellist tõusev trend võib jätkada, aga ta võib selle raames teha siin korrektsiooni libiseva keskmise juurde. Ja mis selle kasuks räägib päevasel graafikul, et ta siin tegi tugeva ralli väljaspoolt +3 teeri, siis tegi korrektsiooni +1 teerini, üritas rallida ja siin tundub, formeerub selline esimene madalam tipp, et ta võib siit siis teha natukene suuremat langust, võib-olla vastu -3 teeri päevasel graafikul, mis oleks siis see libisev keskmine nädalasel graafikul. Tunnisel graafikul siin on ka näha juba sellist negatiivset arengut, et ta üritab rallida, siis kogu aeg nagu müüakse, +1 teerist ei saa kõrgemale. Et siis reedel ka tekkis siis järjekordne selline madalam tipp siin, võlts ralli, libisevates keskmist madalamale. Et siin ma vaatan kahte pidi tegelikult, kui ta läheb juba sellest toetustasemest madalamale, see on üks shortimisvõimalus. Ja parem oleks, kui ta üritaks siin veel üks võlts ralli teha ja siis hakkab vajuma. See oleks veelgi parem shortimisvõimalus ja siis, kuna siin on päris hea tase, millest ta kõrgemale ei saa, siis stopi saab sellest tasemest veits kõrgemal panna. Järgmine lühikeseks müümise idee, et rohkem on ikkagi lühikeseks müümise ideed, vaadates turgu hetkel on Sofia aktsia, mis on ka siin üsna tugevasti rallinud tegelikult. 8,70 oli siin põhi ja siis siin käis vastu +3 teeri väljaspoolt selle peaaegu $30 on tõusnud vahepeal, et siin on ka juba oodata korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et natukene õhu on vaja välja lasta, võib-olla ka -1 teerini nädalasel graafikul võib korrektsioon olla ilma selleta, et selline tõusev trend katki läheks. Et hinnad ei tõusu kunagi sirgjooneliselt, alati tekivad sellised korrektsioonid, et nõrgad käed saaks siis trendist välja lükata nii-öelda. Siin päevasel graafikul juba üsna karune pattern, siin oli tipp ja siin oli esimene madalam tipp, nii et see võib viia sellise languseni -3 teerini. Kuidas seda kaubelda või mis mina jälgin? Ma vaatan nüüd, kui tuleb siin põrge vastu libisevaid keskmised ja formeerub madalam tipp ja siis hakkame langema uuesti, et siis ma vaataks Sofi müügikandidaadina. Noh, nagu ma mainisin, et võib-olla tuleb ka ületusstsenaarium, et hakkavad turud kiiresti taastuma uuesti, teevad kõrgemad põhjad, turuindikaatorid hakkavad paranema, et mis aktsiad, mõned aktsiad võib vaadata ka ostukandidaadina ja kõigepealt siis need, mis ei läinud turuga väga palju madalamale või paar aktsiat mul on siin, mis
ongi juba palju üle müüdud ja pigem nad enam palju kukkuda ei taha ja seal võibki tulla selline nagu kus turu tugevusega veelgi suurem ralli nende aktsiate puhul. aga üks tugev aktsia huvitaval kombel on Netflix tegelikult, et kui vaatame nädalast graafikut, siis siin ta on teinud suht head sellist nagu topeltpõhja libiseva keskmise juurde ja kas sellega meil võib tulla siis veel üks ralli nädalasel graafikul. Et reedel ta on küll langenud, aga me näeme, et mitte väga palju ja kui ta siin libiseva keskmiste juures teeb kõrgemad põhjad, siis ta võib ka edasi proovida tõusta, kui turg hakkab ka taastuma. Vaadates tunnist graafikut, siis siin ka reedene langus tundub olevat lihtsalt, et siin oli tugev ralli, siis korrektsioon libiseva keskmise juurde, et siin tahaks näha tegelikult, kõige parem oleks, et kui äh, natukene madalamal oleks see korrektsioon, siin -1 ATR, siin teist libisevat keskmist tulevad juurde, et kui selline asi siin formeerub või ta üritab tõusta, siis langeb ja siis informeerub kõrgem põhja ja turg hakkab taastuma, et siis võiks vaadata Netflixi siin sellise pilguga ostukandidaadina. Siis üks selline nagu äh, põrge kauplemisidee on FDS, FactSet Research System, et see on fundamentaalselt üsna tugev aktsia, aga ta on tehniliselt teinud üsna suure korrektsiooni, läks väljaspoolt -3 ATR-i, eks siin tehniliselt selline nagu põrge vastu libisevat keskmist on peamine tõenäoline stsenaarium minu jaoks ja päevasel graafikul ta juba hakkab siin põhja formeerumise märke tekitama ja võiks tulla selline esimene põrge vastu libisevat keskmist vastu +1 ATR-i. et me näeme, et isegi reedese langusega see ka huvitaval kombel väga palju enam ei langenud, et näitabki seda, et ta on juba enne seda nii palju langenud, et enam ei tahagi langeda. Siin ta on tegelikult teinud põhja, kõrgemad põhjad, et ma tegelikult olen seda juba ostnud siin kohas ja olen juba siit esimest kasumit võtnud, kuna ta läks vastu +3 ATR-i tunnisel graafikul ja pannud stopi break-even'isse. ja vaadates reedest langust, ma mõtlesin, et okei, siin jäängi ainult selle väikse kasumiga ja hind lähebki vastu mu stopi ja üllatavalt kombel ta ei läinudki nii madalale. et jällegi viitab sellele, et ta on juba palju kukkunud ja pigem ta tahab juba põrgata, kui kukkuda ja siin tundub, et järjekordne selline päris hea toetus, kõrgem põhi formeerub libisevate keskmiste juurde, et kui ta siit jätkab tõusu, noh, siis ma jään endiselt positsioonis, ootan seal libiseva keskmise +1 ATR-i juures päevasel graafikul järgmise kasumivõtu orderiga. aga kui positsiooni ei oleks, siis ma kasutaks ära seda kõrgemat põhjad, et siis siin võiks tekkida uus ostukoht. ja saab stopi ka siin nüüd üsna lähedal sellest kõrgemast põhjat veits madalamal tasemel panna, kas -3 ATR-i juures näiteks ka, et oleks päris turvaline. Ja viimane selline aktsia ka, mis võib siin huvitavat paterni teha, on TTD, et siin just päevasel graafikul, ta on ka teinud siin suure peale kvartaaltulemust suure languse käpiga, siis on teinud põhja, kusjuures see põhja oli ka siin samal tasemel nagu eelmine põhja, et nädalasel graafikul selline suurem topeltpõhi siin on formeerunud, teinud päris tugeva ralli, nüüd hakkas siin langema, aga siin on juba libisev keskmine tõuseb. et siin võib formeeruda tegelikult kõrgem põhi, siis siin tekib selline inversed head and shoulders pattern ehk pööratud või selle peegelpildis õle ja pead pattern, et kui siin selline kõrgem põhi formeerub, siis siin võiks vaadata seda ka ostukandidaadina, et siin mul positsiooni ei ole, et siin ma lihtsalt jälgin, kas ta teeb seda. et siin tahaks näha nüüd, et siin 200-tunnine libisev keskmine, see peaks siin vastu pidama, peaks libisevatest keskmist kõrgemale minema ja kõige parem oleks veel kõrgem põhja tunnisel graafikul, siis siin saab positsiooni võtta, siin stopi panna ja siis vaadata, kas ta suudab nüüd natukene suuremat rallit teha ehk päevasel graafikul siin vastu +3 ATR-i või vastu 100-päevast libisevat keskmist. et sellised siis kauplemisidee mul selleks nädalaks ja vaatame, mis siis saab. Päris huvitav nädal peaks tulema, et lõpuks meil on volatiilsus turul tagasi, et kauplejate jaoks see on siis
tähendab head võimalused, aktsiad rohkem liiguvad, rohkem võimalust seal head kasumit saada. Ja kui tahate ka siis kursis olla nädala sees, et mitte maha magada järgmist müügikohta või olulist ostukohta, siis kaaluge ka liitumast tasulise kanaliga siin Youtube'is, saate ligipääsu ka Discordi kanalis, kus me ka jooksvalt arutame erinevad kauplemisideed omavahel, jagame, et see on meil üsna väike grupp veel, nii et üsna privaatne. Aga jah, tundub olevat, et kõik saavad sellest päris head kasu, nii et kui olete kauplemise osas huvitatud, siis kindlasti soovitan liituda ja võite järgi vaadata eelmise 4 päeva striimi siis, mis ma tegin avalikuks ka näidisena. Nii, siis see on kõik minu poolt. Soovin teile siis edukat kauplemisnädalat ja kohtume järgmisel esmaspäeval. Kõike head!